just tänu Jumalale tema sõna eest, tema vaimu eest, et meil on võimalik võtta tema sõna ja panna see praktikasse. Jumal, ma tänan sind sinu sõna eest, ma tänan, et püha vaim juhib mind rääkima täpselt seda, mida sina tahad, et ma räägiksin just selliste rõhuasetustega, mida sina tahad, et ma esile tooksin. Jumal, ja ma tänan, et sa annad täie julguse ja kindlusega mulle sellest rääkida. Jeesuse nimel, amen. Nii, see on üks teema, mis on esile korduvalt kerkinud, see ei ole mitte midagi uut. Aga see on hästi oluline ja ma arvan, et see on seetõttu esile kerkinud, et me elame sellisel ajal, nagu me elame. Ja meil on vaja võtta enda positsioon sisse. Täieõiguslik positsioon. Teemaks on siis sõjavarustus. Ja mul on siin päris mitmeid kirjakohti, mida ma tahaksin vaadata ja kohe alguses läheme 2. Korintose kirja 10. peatükk. 2. Korintose 10 ja 3-12. Ma loen natukene pikemalt siit ette. 2. Korintose 10, 3-12. Sest kuigi me käime lihas, ei sõdi me mitte lihaviisi järgi, kirjutab Paulus pühavaimu läbi. Me elame lihas, me käime lihas, see tähendab, me elame siin füüsilises maailmas oma ihus, aga me ei sõdi lihaviisi järgi. See tähendab, tegelikult ei ole meie vaenlased mitte inimesed ja me ei kasuta neid maailma meetodeid ega viise sõjapidamiseks. Meil on teised viisid. Aga mis on veel huvitav, me ei sõdi lihaviisi järgi, aga me sõdime. Mis tähendab see, et me sõdime, sest on mingi konflikt. Kuskil on mingi konflikt. Miks me sõdime? Kui me edasi vaatame, siis me saame aru, kus see konflikt on. Tihti ongi see, et ongi kristlase või maailma vahel või siis on see, et uuesti sündinud vaimu vahel ja hinge vahel, mis ei ole veel uuendatud. Aga ta läheb edasi, sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused. Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu. Midagi tõstetakse Jumala tunnetuse vastu ja need tuleb maha ümber lükata. Ja kuidas? Võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus enne on saanud täielikuks. Vaadake õieti seda, mis on silme ees. Ja see on huvitav lause, sellepärast, et King Jamesi tõlkes ütleb ta, küsib, kas te vaatate seda, mis on silme ees? Kui keegi on eneses veendunud, et ta on Kristuse päralt, siis ta mõelgu iseeneses ka seda, et otse kui tema on Kristuse päralt, nõnda oleme ka meie. Sest kui ma ka rohkem hakkaksin kiitlema meie meelevallast, mis issand on andnud teie ehitamiseks ja mitte mahalõhkumiseks, siis ma ei jääks mitte häbisse, et ei näiks, nagu tahaksin ma teid hirmutada kirjadega, sest öeldakse, et tema kirjad on küll ranged ja võimsad, kuid ihulikult meie juures olles on ta nõrk ja ta kõne on kõhn. Nõnda ütle ju mõtelgu, et millised me oleme eemal olles kirjade kaudu sõnadelt. Sellised me oleme ka teie juures olles tegudelt. Sest me ei julge arvata iseendid mõningate sekka või võrrelda nendega, kes iseendid soovitavad, ent nad ei saa aru, et nad endid mõõdavad iseenestega ja võrdlevad iseenestega. Nii, ühesõnaga, ma rääkisin, et meil on mingisugune sõdimineks, see tähendab, on konflikt. Aga me ei tee seda mitte lihaviisi järgi, vaid meil on teised võitluserelvad, mis ei ole lihalikud. Ja mis siin on? Tegelikult see on mõttetasandil, et meil on mingisugused kindlustused, mingisugused mõttetargutused, mingisugused filosoofiad, mingisugused argumentatsioonid, mis tulevad millegi vastu, mille vastu need tulevad. Jumala tunnetuse vastu. Ja need tuleb ümber lükata. Need on selleks, et me ei õpiks ehk Jumalat nii tundma, kui me tegelikult peaksime. Ta räägib edasi sellest, et
Apostel Paulusele Korintuse koguduse jaoks oli antud mingi meelevald Jumala poolt. Aga milleks see meelevald oli antud? Nende ehitamiseks. Jumal annab meelevalla ehitamiseks ja mitte maha lõhkumiseks. Siin tuleb välja see, mis on sõjapidamise põhimõtted. Siin on välja toodud 4 põhimõtet. Arm ja evangeelium annavad meile jõudu nende samude kindluste või kindlustuste ja mõttekõrgistuste lammutamiseks. Kust see jõud tuleb? See tuleb armu läbi, Jumala armu läbi, Jumala sõna läbi. Tuleb see jõud. Samuti meil on vaja lammutada ja hävitada midagi ja need ongi need samad mõtted. Me peame vastu seisma nendele kindlustustele ja mis on tekkinud, me peame need lammutama. Need, mis tuleb Jumala tunnetuse vastu. Igasugused oma arvamused, oma teooriad. Kolmandaks me peame vangi võtma iga mõtte, mis tuleb Kristuse või selle Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Üsna militaarne. Ma võtan vangi. Ma ei lase sellel vabalt ringi käia. Iga mõte, mis mu pähe tuleb, ma pean analüüsima ja viima vastavuse, kas see on kooskõlas Jumala sõnaga või vastandub sellele. Kõik, mis vastandub, ma võtan selle vangi. Ja me oleme valmis seda sõda pidama, mis meie vaimu ja hinge vahel toimub. Me oleme valmis seda pidama, valmis vaenlast alistama ja me tahame seda teha. Aga mis sõda meil on? Kurat on ju võidetud vaenlane. See on huvitav, kuidas 1. Timoteusele 6.12 ta kirjutab, mis sõda see on. Ma loen selle ERV tõlkes. 1. Timoteuse 6.12. Me peame võitlema oma usu säilitamise eest. Ja see, kas ei ole mitte huvitav, me peame võitlema. See ei ole lihtsalt, ma lasen tugitooli seljatöö alla ja naudin olemist. Ta ütleb, me peame võitlema. Järelikult on põhjus, miks me peame võitlema. Oma usu säilitamise eest. Püüa nii kõvasti, kui suudad, kirjutab edasi ERV tõlge. Püüa nii kõvasti, kui suudad, et see võitlus võita. Siin peab olema põhjus, miks seda kirjutatakse. See ei ole niisama, et ma saan kristlaseks ja ma elan elu nii, nagu ma tahan. Ta kirjutab, võitle oma usu säilitamise eest. Püüa nii kõvasti, kui suudad, et see võitlus võita. Haara kinni igavesest elust. See on elu, milleks sind valiti, kui sa tunnistasid oma usku Jeesusesse. See imeline tõde, millest sa nii avalikult rääkisid ja mida nii paljud inimesed kuulsid. Ma arvan, et kui me ei võitle, siis toimub midagi muud. Aga mis siis toimub? Millest kirjutas Paulus Rooma kirjas 12.1 ja 2 salm? Me mugandume siis. Kui me ei pane vastu, siis me läheme kaasa. Ja me mugandume selle maailmaga. Me võitleme ehk hoiame oma positsiooni. Me võitleme selle eest, et meie usk säiliks, et see ei saaks reostatud selle maailma poolt. Et kurat ei tuleks seda meilt röövima, sest tema on selle järel. Tema tahab meie usku kätte saada, tema tahab Jumala sõna kätte saada. Seepärast ta kasutab päris jõulisi väljendeid. Ma võitlen usu pärast, püüan nii kõvasti, kui suudad. Et see võitlus võita. Järelikult on tõenäosus ka, võib juhtuda, et ei võida, kui sa lased need valed mõtted pähe endale ja alistad ennast kuradi valedele. Siis võib juhtuda, ta ei kirjutaks seda siin. Efesose 6. peatükk, 10-18 salm ütleb, mida me tegema peame. Lõppeks mu vennad, saage missuguseks? Vägevaks. Kelles? Issandas ja ta tugevuse jõus. Meil on vaja saada vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus.
Ja nüüd on meil midagi jälle teha. Varustage endid, millega? Natukese Jumala sõjavarustusega. Ta ei ütle natukese, ta ütleb kogu. Sellel on eesmärk. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, milleks? Et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Jälle seda ei ole põhjust kirjutada, kui meil seda vaja ei oleks. Aga siin toob välja, et kurat on kaval, tema ründab ja kui me ei võta Jumala kogu sõjavarustust, võib juhtuda see, et me jääme rünnakul alla. Ja see on praegult, mis on esile kerkinud, sõjavarustus. Meil on vaja õppida seda selga panema täiel määral. Sest miks? Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse võimudega. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna. Vastu panna. See on huvitav. Ma loen selle lõpuni. Vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja kingadeks jalas valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigedatulised nooled ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk. See on Jumala sõna. Iga palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal vaimus ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eest palvetega kõigi pühade eest. Ja minugi eest, et minule, kui ma suu avan, antakse julgesti kuulutada evangeeliumi saladust. Ma lähen tagasi 13 salm, vastu panna. See on huvitav sellepärast, et ma vaatasin konkordantsis, see on sama sõna, mis ta ütleb Jakobuse 4.7, seiske vastu kuradile. See on sama sõna kreeka keeles. Kas me paneme vastu? Kellele me vastu paneme? Kuradile peame vastu panema, eks ju. Millal? Kurjal päeval. Siis kui tulevad rünnakud, ma võin ütelda, iga päev on kuri, aga on teatud perioode, kus tulevad rünnakud võib-olla laviinina ja jääda püsima see juures. Kui Jakobus ütleb siin, Jakobuse 4.7, Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile. Meil on vaja midagi teha, seista vastu panna, nagu Efesose 6.13 või Jakobuse 4.7 ütleb, kasutab sama sõna, vastu panna või vastu seisma kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Milleks on seda vaja teha? Selleks, et püsima jääda. Kuidas Jeesus rääkis Matteuse 7? Ta ütles sama asja. Matteuse 7. See tähendamissõna on sellest maja ehitajatest, eks ju. 7.24. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söösid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Järelikult ta jäi püsima. Ja siin ta räägib samamoodi, et sellel kurjal päeval, et me suudaksime vastu panna ja jääda püsima nii, nagu see maja, mis oli ehitatud kalju peale. Tegelikult selles loos räägib veel, see on lihtsalt nagu, see on see võrdlus, mis meie vastu võib tulla. Millised rünnakud tulevad? Kas tulevad ainult lihtsalt see natukene vihma, mingisugune raskus? Tegelikult ta räägib siin 4-astmelisest tormist või rünnakust, eks ju. Et kui sa oled justkui läbi klohmitud, on sinu vastu tulnud vihm, on sinu vastu tulnud tuul, on sinu vastu üle ujutus tulnud või see, et on täiesti siin nagu see tormituuled on ära peksnud, et sa pärast kõike seda jääd seisma. See on see põhjus, miks meil on vaja kogu sõjavarustust. Sest kui me võtame osalise sõjavarustuse, siis see ei taga meile osalist võitu. Osaline sõjavarustus tähendab lüüasaamist. Ja see tähendab seda, et pärast seda neid torme, mis siin Matteuse 7 räägib, me ei pruugi püsima jääda, kui me ei pane kogu sõjavarustust. Ja nüüd ma tahan selle sama Efesose 6.10-18 lugeda message tõlkes.
see, mis ma just lugesin. Sest see on päris hea. Efesose 6:10-18, ma loen message tõlkes. Jumal on tugev ja ta tahab, et sina oleksid tugev. Seega võta kõik, mis Isand sulle on andnud, parimatest materjalidest hästi valmistatud relvad ja pane need tööle, et sa suudaksid vastu panna kõigele, mida kurat sinu teele viskab, kõigele. See pole nädalavahetuse sõda, millest me paari tunni pärast minema kõnnime ja mille unustame. See on elu ja surma peale lõpuni peetav võitlus kuradi ja kõigi tema inglite vastu. Ole valmis. Sa seisad silmitsi palju enamaga, kui sa üksi hakkama suudad saada. Võta vastu kogu abi, mida saad. Iga relv, mille Jumal on andnud, et kui kõik läbi on ja alles jäänud on vaid kisa sellest sõjast, oleksid sa ikka veel jalgadel, nii nagu see kojaehitaja, kes oli Kaljule teinud oma maja. Tõde, õigus, rahu, usk ja pääste on enamad kui sõnad. Õpi neid rakendama, sa vajad neid kogu oma elu jooksul. Jumala sõna on asendamatu relv, samamoodi on palve selles jätkuvas sõjas hädavajalik. Palveta kõvasti ja kaua, palvetage oma vendade ja õdede eest, hoidke silmad lahti, hoidke üksteise tuju üleval, motiveerige üksteist, et keegi maha ei jääks ega kaotaks lootust. Esimese Peetruse 5. peatükk me tihti vaatame seda, et kuidas me oma muresid heidame. Ja me jätame tegelikult eestpoolt lugemata ja ma tahan alustada esimese Peetruse 5. salmist, 5-9. Ta räägib alandlikkusest, mis on äärmiselt oluline. Ta ütleb samuti teie nooremad, alistuge vanemaile ja riietuge kõik, millega? Alandlikkusega üksteise vastu, sest ta ütleb põhjuse. Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Alanduge, see tähendab kuuletuge, olge alluvad. Nooremad, alistuge vanemaile, ta räägib siin, kreekakeelne sõna oli, ma ei mäleta, kuidas ta kreeka keeles täpselt oli, aga sealt on tulnud sõna presbüüter, mis tähendab koguduse vanemat. Et ta mõtleb pigem seda, kes on koguduses vanem, need positsioone, meelevalla positsioonid, hierarhiad, alistuge vanematele. Aga riietuge kõik alandlikkusega üksteise vastu. Ja edasi ütleb, nüüd alles ta räägib, no eelnevalt rääkinud alandusest üksteise suhtes, inimesed koguduses. Ja nüüd ta alles ütleb, siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Ja nüüd alles ta ütleb, heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained, kui palju läbi Piibli räägib, olge kained. Mis see tähendab? Ta ei räägi joobnud olemisest. See ei ole selle vastand. See tähendab, olge kained, hästi tasakaalustatud ja distsiplineeritud. Piibel kutsub meid kogu aeg olema distsiplineeritud. On see mõttemaailm, on see meie teod, on see, mis me oma kehaga teeme. Olge distsiplineeritud, tasakaalustatud, valvake. Sest teie vastane kurat käib ümber nagu möirga ja lõukoer, otsides keda neelata. Jah, ta on võidetud vaenlane, aga siiski ta käib ja otsib. Järelikult on tal põhjust käia ümber ja otsida, keda ta saab neelata. Meie ise lubame. Tal ei ole meelevalda meie ellu tulla, tal ei ole meelevalda isegi panna valesid mõtteid meile pähe, ta ei saa panna, kui me vastu ei võta. Aga kui me oleme nõrgad ja me lubame valel mõttel pähe tulla, selle kaudu tema opereeribki meie hinge kaudu, meie tunnete kaudu, mõtete kaudu. Ja ta ütleb tema vastu, seiske kindlad usus.
See tähendab, kui me seisame kindlad usus tema vastu, siis ükskõik, mis on minu emotsioon, mis ükskõik olukord, mis minu vastu tuleb, ma ei muuda oma uskumist. Nii nagu enne välja tuli, et kui me usume, et ma olen terve, ma usun, et ma olen terve enne sümptomite ilmnemist, siis ma usun seda sama ka suurtes valudes olles. Ma ei muuda oma uskumist, et nüüd ma olen haige, vaid ma hoian kinni oma usutunnistusest. Ma hoian kinni sellest, et Jumal on mulle andnud tervise ja ma seisan kindlalt usus, olenemata sellest, mida ma tunnen, olenemata sellest, kus olukorras ma olen. Ja kui ma seisan kindlana usus, siis ma tean, siin ütleb, teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neitsemu kannatusi täielikult kanda. Seiske kindlad usus, ma ei loen selle siiski täpselt nii, nagu ta on 2. Korintuse 13.5. Ütleb, Paulus kirjutab, katsuge iseendid läbi. Kas te olete usus? Siin 1. Peetruse 5.9 ütleb, tema vastu seiske kindlad usus. 2. Korintuse 13.5 ütleb Paulus, katsuge iseendid läbi, kas te olete usus. Mitte seda, kas teil on usku, kas te kasutate oma usku, kas te rakendate oma usku, kirjutab ta. See tähendab, kui ma seisan kindlana usus, siis ma kasutan oma usku ja ma ei muuda oma usutunnistust sõltuvalt sellest, mida ma tunnen või mida minu teele ette pannakse. Ma hoian kinni oma usutunnistusest. Nii, ma tahaks lähemalt vaadata seda, mille me peaksime selga panema. Efesuse 6. peatükk rääkis väga paljude sõjavarustusest. Ta ütles, kogu sõjavarustus, me paneme selga kogu sõjavarustuse ja see koosneb 6 esemest. Võrdluspildina siis esemest. Eks, et osaline, nagu ma ütlesin, osaline varustuse kandmine teeb meid haavatavaks, mingisugune osa meil siis katmata. Esimene on tõde ja tõe me paneme endale ümber vööna. Tõde on kõige alus uskliku elus ja sõjapidamises. See on baas. Meil on vaja tõde, mis on või mida Jumal on piiblis ilmutanud. Johannese 8.31 ütleb, siis ütles Jeesus juutidele, kes teda uskusid, kui te jääte minu sõnasse. Kas ei ole mitte huvitav, ta ütles juutidele, kes teda uskusid. Nad uskusid Jeesust ja kuula, mida ta ütles. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti mu jüngrid ja tunnetate tõe. Ja tõde teeb teid vabaks. Millal tõde teeb teid vabaks? Siis, kui nad tunnetavad selle tõe. Aga millal nad tunnetavad tõe? Millal me tunnetame Jumala tõe? Millal me tunnetame Jumala sõna? Millal me saame selle ilmutuse nii, nagu ta on? Siis, kui me jääme tema sõnasse. Ühes kirjakohast ütleb, kui minu sõnad jäävad teisse ja teie jääte minusse. Ütleb, kui te jääte minu sõnasse, see tähendab, ma olen selles sõnas. Ma olen teinud Jumala sõna enda mõtete ja enda vaimu osaks. Ja olen ja siis ma olen jäänud tema sõnasse ja siis ma tunnetan selle tõe. Püha vaim ilmutab mulle, mis on Jumala tõde, mis on Jumala sõna. Samamoodi Peetruse, see vist 2. Peetruse ütleb, et meile on antud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks tema kuidas? Me tihti jätame sinna, et meil on antud kõik eluks ja Jumala kartuseks. Jätame lause lõpetamata. Tema tundmise läbi. Ma saan vastu võtta nii palju Jumalalt neid õnnistusi, kui palju ma teda tunnen. Nii et tema tundmise läbi ma tunnetan tõe ja see teeb mind vabaks. Ja tema tundmise läbi ma saan kõik, mis on mulle antud. Lihtsalt kui palju ma vastu võtan, eks. Järelikult tõde on meile hädasti vaja. Ma loen edasi siit 33 salm. Nemad kostsid temale, meie oleme Abrahami sugu ega ole veel iialgi kedagi orjanud. Selle peale, et tõde teeb teid vabaks, ütlesid, me ei ole ju orjanud kedagi. Kuidas sa siis ütled, et saate vabaks? Jeesus kostis neile, et tõesti, ma ütlen teile, et igaüks, kes teeb pattu, on patuori.
Abrahami sooks olemine polnud teid vabastanud patust. Ainuke, kes saab patust vabastada, on Jeesus. Johannese 14:6 ütleb Jeesus, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei seisa juurde muidu kui minu kaudu. Seega meil on vaja selga panna Kristus, kes on tõde. Meil on vaja riietuda Kristusega, kes on tõde. Ja tõde teeb meid vabaks saatana väest. Ja tõde on meile vajalik elamiseks ja selle usuvõitluse pidamiseks. Ja tõde on kaitse eesmärgil kasutatav. See kaitseb meid. Kuidas kinnitada see tõevöö pannal enda elus? Selle pandla kinnitamine tähendab seda, et me täidame oma meeled Jumala sõnaga ja oleme valmis seda rakendama mitte ainult siis, kui kurat ründab, vaid ka igapäevaelus. Aga mõnikord, kui kurat ründab, olen seda ise kogenud, ma jään justkui passiivseks. Ma ei tea, miks see on ju. Justkui unustan ära selle, et ma peaks midagi ütlema või ma peaks vastu seisma. Mõnikord tekib see, et mis nüüd? Aga et me peame rakendama siis seda tõde ja Jumala sõna, kui kurat ründab, mitte passiivseks muutuma, mitte lootuma, et ta läheb mööda ise ära. Vastu seisma. Piibel ütleb, me peame vastu seisma, mitte passiivseks muutuma, vaid vastu seisma. Teine, mis me paneme selga, on õigsus. Soomusrüüna või siis selle rinnakilbina või kuidas erinevates kohtades on tõlgitud. Juba loeti 1. Thessalonika 5:8, aga meie, kes oleme päevalapsed, olgem kained. Jälle ütleb, olgem kained. Teine koht. Varustatud millegagi, varustatud usu ja armastuse raudrööga ja päästelootuse kiivriga. Kristus on meie õigsus, aga Kristuse läbi, selle uuesti sünni läbi on armastus meisse pandud, on samamoodi ju, on meil antud usk. Ja need on samamoodi ühed relvad, nagu enne välja toodi, usk ja armastus on relvad. Et Efesuse kirjas, et õigsuse soomusrüü ja siin öeldakse Thessalonika kirjas, et usu ja armastuse raudrüü. Huvitav mõte siia, ma korra keeran Apostlite 17. Apostlite tegude 17:28, sest tema sees, Kristuses, me elame ja liigume ja oleme meie. Sest tema sees me elame, liigume ja oleme. Kristus on meie õigsus. 1. Korintuse 1:30, ent temast on meie olemine Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ja õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Kristus on saanud meile õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Me seisame kuradile vastu Kristuses tema õigusega. Tema on andnud õiguse meile, oma õiguse. Tema läbi me saame seista kuradile vastu. Siin on õiguse 2 aspekti. Üks, mis tuleb usu kaudu, Rooma 3:22-23. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu kõikidele, kes usuvad, sest siin ei ole ühtki vahet, sest kõik on pattu teinud ja on Jumalaust ilma ning õigust, mille läbi mille viib täide püha vaim. Et seaduse, õigsuse ja õiguse nõue täidetaks meie sees, kes me ei ela lihalikult ilmaliku loomuse järgi, vaid vaimu viisil tema väe järgi, see on Rooma 8:4. Et panna endale selga ja hoida endal õiguse soomusrüüd tähendab, et me hoiame püsivalt meeles seda, et me oleme õiged usu kaudu. Ning et Jumal on kutsunud meid elama elu õigena tema ees. Ja tehes ka õiguse tegusid ja me saame selleks väe temalt.
ja selleks me paneme selga millegi. Piibel räägib jällegi selga panemisest, uue inimese. Efesuse 4:22, meil tuleb midagi teha. See on nii tihedalt seotud tegelikult meelte uuendamise teemaga. Efesuse 4:22, et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene. Endise elu poolest. Ehk siis need endised harjumused, mõtteviisid, käitumisnormid, suhtumised, need tuleb ära heita. Ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab, järgides petlikke himusid ja saada uueks oma meele vaimus ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Meid on loodud Jumala sarnaseks tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Aga meil on vaja midagi ise teha. Me peame ära heitma selle vana loomuse ja saama uueks meele uuendamise teel. Samas on meil julgus, et kui me oleme eksinud, me saame minna Jumala ette ja paluda andeks, 1. Johannes 1:9. Me tunnistame oma patud ja eksimused ning tema annab meile andeks. Aga meil ei ole oma õigust. Meil on Kristuse läbi õigus. Me oleme õiged tema kaudu ja see on Jumala arm ja tema õigus. Ja nagu ma ütlesin, et tegelikult me armastame samamoodi, me kasutame Jumala ressurssi. Seda ressurssi, mida Jumal on meie sisse pannud. Samamoodi Kristus jagab oma ressursse, oma õigust ja oma armu meiega. Meie peame lihtsalt selle endale selga panema. Kristusega peame riietuma. Mis on järgmiseks meil vaja panna? On kingad, eks. See on valmisolek kuulutada rahu evangeeliumi. Ja see on huvitav. Me tihti võtame selle, ma natukene uurisin seda ühte kui teist niisugusest, kas piibli õppimise niisugused äpid on. Ja natukene vaatasin ja mõtlesin kogu aeg, et kuidas on see, et ma olen valmis, kuidas ta nagu aitab mul vastu seista kuradile, eks ju. Mina olen valmis kuulutama evangeeliumi. Üks aspekt on küll see, et meisse on pandud ju lepitussõna, eks. Ja Jeesus on andnud ülesande meile minna kuulutada evangeeliumi. Aga teine aspekt on ka see, mis tegelikult Hebra 4. peatükk ütleb, et hoia kinni oma usutunnistusest. Ja see on ka see, et ma hoian kinni sellest, mis mulle kuulub. Ma olen valmis rääkima ususõnu välja, ma olen valmis rääkima kooskõlas Jumala sõnaga välja seda. Ehk mul ongi valmis ole kuulutada seda evangeeliumi Jumala sõna välja ka enda elu kohta. Ma hoian kinni sellest, mis mulle kuulub Kristuses. Ja neist, mis mulle kuulub Kristuses, neist tulebki hoida kinni ja need vastu võtta usu läbi. See tähendab, meie vaimsed jalad peavad mahtuma evangeeliumi kingadesse. Ehk meil on vaja mõista Jumala sõna. Meil on vaja uskuda seda. Meil on vaja armastada Jumala sõna. Ja meil on vaja mõista, et evangeeliumi tõttu on meil midagi. Mis meil on evangeeliumi tõttu? Meil on rahu Jumalaga. Nii me kõnnime Kristuses, me oleme Kristuses, me elame Kristuses. Selle tõttu, mida Jeesus ristil tegi, ta taastas osaduse ja meil on nüüd rahu Jumalaga. Ja me oleme riietunud Kristusega, sest Kristus on evangeelium ja tema on rahu. Ja kui mina kõnnin Kristuses, siis ma kõnnin ju rahus. Usk on üks sõjavarustuse osa. Usk kilbina. Kurat pilutab meie vastu tuliseid nooli. Milliseid? Et me teeksime pattu, et me võtaksime vastu tema valed mõtted. Ta tuleb vastuseisuna
tema eesmärk on see, et me taganeksime Jumalast, Jumala sõnast, me hülgaksime Jumala ja otsiksime abi ja lohutust kuskilt mujalt, maailmast, tema juurest. Kuidas me seisame neile nooltele vastu? See on meelte uuendamine. Me võtame Jumala sõna ja Jumala mõtted ja me vastame kuradi rünnakule ja valedele mõtetele Jumala sõnaga. Ja räägime välja, aga enne me peame alistuma Jumalale. Võtma tema sõna ja tegema selle enda elus autoriteediks. Jumala sõna on meie elus autoriteet. Ja me võtame ega Jumala sõna ja teeme selle enda vaimu osaks, enda olemise osaks. Kilp on kaitseriist, eks, et sellega me kaitseme ennast. Ja kui Jumal ütleb midagi, siis on see tõsi, eks ju? Ja see on huvitav, ma kuulasin, see haagib selle teemaga Jerry Savelli ühte jutlust, kus ta rääkis just ka kuradile vastu seismisest ja sellest samast, et rõõm on meile kindlaks linnaks. Rõõm on meie tugevus. Ja järelikult me peame õppima ka käituma Jumala sõna põhjal, mitte ainult, et ma võtan selle Jumala sõna, et ma näiteks võtan, et rõõm on mulle kindlaks linnaks, aga käitun ikkagi nagu see ei oleks niimoodi. Rõõm annab minule jõu seista vastu kuradile. On nii? On küll. Aga kui ma pole rõõmus issandas, ma räägin sellest, kui ma pole rõõmus issandas, siis ma ei ole ka tugev. Ja kui ma ei ole tugev, siis ma olen nõrk ja ma ei suuda seista kuradile vastu. Aga kui ma võtan Jumala sõna ja võtan seda autoriteedina ja ütlen, et okei, ükskõik, mis ma tunnen, ükskõik, mis mu peas toimub, ükskõik, mis mu olukord ümber on, võib-olla ma ei taha väljendada rõõmu. Mul tekib see, ma ei taha. Mul tekib tunne, et ma ei taha. Aga ma lähtun sellest, et Jumala sõna on autoriteet ja ta on tõde ja ma rajan oma elu Jumala sõna peale ja ma ütlen, et rõõm issandas on minu tugevus ja ma rõõmutsen selles. Järelikult ma saangi jõudu, ma saan tugevust seista vastu kuradile ja ta põgeneb mu juurest. Jumal on alati meiega ja ta annab meile jõu ja tugevuse. Ta ei ole meid jätnud üksi. Aga meil on vaja tegutseda, alati tegutseda vastavalt sellele, mida Jumala sõna ütleb, sest usk ilma tegudeta on surnud. Usk ja teod, et käivad koos. Ja ennist juba rääkisime, et usk ja armastus on koos, eks ju, et armastus annab jõu usule. Ta käivitab selle usu, aga samamoodi on rõõm ja usk käivad koos. Sest rõõm on meie tugevus ja meil on vaja tugevust, et üles tõsta usukilp. Kilbi tõstmiseks on vaja tugevust ja rõõm issandas annab selle tugevuse ja armastus issandas käivitab meie usu. Annab väe selle toimimiseks. Siis on veel üks kiiver on vaja pähe panna, see on päästekiiver, pääste. Kiiver kaitseb pead ja Jumala sõduritena on meil vaja kaitsta ennast valede mõtete eest. Ja Jumala sõnaga me saame siis ennast kaitsta nende valede mõtete eest, võttes Jumala sõna, võttes Jumala mõtted nende valede mõtete asemele. Efesuse 1:7 ütleb, et meil on lunastus tema vere läbi üleastumiste andeks saamine tema armurikkust mööda ja me oleme päästetud pattudest. Ja kelles meil on elav lootus, et meie pääste saab täielikuks, me peame riietuma Kristusega järjekordselt. Filippi 2:12 laiendatud tõlkes. Niisiis, mu armsad, otse kui te olete alati kuuletunud innukalt minu juhistele, mitte ainult minu juuresolekul, vaid nüüd veelgi enam minu äraolekul, nõudke oma päästet
See tähendab arendage, harige seda, tooge esile selle täielik mõju, viige see täielikult ellu, taotlege aktiivselt vaimset küpsust aukartuse ja värinaga, kasutades tõsist ettevaatust ja kriitilist enesehindamist, et vältida kõike, mis võiks solvata Jumalat või diskrediteerida Kristuse nime. See huvitav, ütleb, nõudke oma päästet. Või tooge see esile, selle täielik mõju, viige see täielikult ellu. See tähendab, selles saab olla kasv. See ei ole, et ma saan päästetud, aga nüüd ma hakkan kasvama selles. Samamoodi nagu kasvavadki viljad, meie vaimuviljad, need 9 vilja. Et sellel on mingisugune muutus, et kõik see, mis tegelikult pääste läbi meile kuulub, tuleks esile. Sest mis meile kuulub Kristuses? Kas me teame seda kohe, nagu uuesti sünnime? Kohe teame, mis meile kuulub Kristuses. Me peame õppima tundma seda Jumala sõna kaudu. Kes me oleme Kristuses? Mida me suudame Kristuses? Selle me leiame Jumala sõna kaudu. Ning mida enam me kogume neid teadmisi, seda enam me suudame oma ellu rakendada seda, kes ma olen Kristuses, mida ma suudan Kristuses, mida ma oman Kristuses. Ja seda paremini ma olen kaitstud kuradi rünnakute vastu, kes tuleb mulle valega. Kui ma ei tea, et mulle kuulub tervis, siis ma annan tervise ära. Kui ma ei tea, et mulle kuulub jõukus, ma annan selle kuradile ära, kes tuleb varastama. Sest ma ei seisa siis vastu. Või kui ma ei tea, et Kristuses on mul hiiglama suur väärtus, siis ma lasen selle ära röövida, arvates, et ma olen väärtusetu, ma olen tühine. Aga ma ei ole seda, sest ma tean, kes ma olen Kristuses. Ma saan seda kaitsta, mul on vaja teada. Järelikult ma pean õppima Jumala sõna, võtma seda tõsiselt, lugema seda, panema seda endasse, õppima tundma seda aaret, mis Jumala sõna mulle pakub, seda, kes ma olen Kristuses, selleks, et ma saaksin kaitsta seda, mida Jumal on mulle andnud. Mida enam me selle kohta teadmisi kogume, seda enam me seda oma ellu rakendame ja see meie eludest välja hakkab paistma. Ja see kaitseb meid kuradi rünnakute vastu, sest meil on teadmine, mida ütles Hoosias, see oli vist 4.6. Minu rahvas hukkub teadmiste puudusel. Jumala rahvas hukkub teadmiste puudusel. Teadmise või tarkuse. Ja meil on see, kõik, mis me suudame, omame, see on Kristuses, mitte omast jõust. See on Kristuse läbi. Meil on veel üks relv antud. Mis relv see on? Jumala sõna, mõõgana on meile antud. See on nii kaitserelv kui ründerelv. Millise mudeli Jeesus meile jättis? Kui kurat teda kiusas kõrbes, siis ta vastas nendele rünnakutele. Kirjutatud on. Jumala sõnaga vastas. Ja see on mudel, mis on meile antud. Kui meile tuleb rünnak, me alistume Jumalale. Meil on Jumala sõna ja me seisame vastu sellele, öeldes välja selle Jumala sõna selle olukorra kohta. Ehk kui näiteks mingi haigus ründab, siis ma ütlen, et ma ei võta seda vastu, sest Jeesuse vermete läbi ma olen terveks tehtud. Meie ülesanne ja privileeg on võtta Jumala sõna ja panna see enda vaimu, istutada see enda sisse, lasta sellel juurduda enda sisse. Milleks? Kui Jumala sõna on mõõk, miks meil on vaja panna Jumala sõna enda sisse?
kuule, selleks, et see mõõk oleks alati terav ja töökorras, valmis kasutama. Kui me ei pane Jumala sõna enda sisse, me mõtleme, et see mõõk on võib-olla roostes kuskil, nüriks läinud. Selleks, et seda kasutada saaks, meil on vaja seda hoida töökorras, ehk me paneme enda sisse Jumala sõna, et meil oleks kohe võtta, kui meil vaja on vastuseks mingisugusel mis iganes mõte tuleb, sest Korintuse kirjast me lugesime, et me peame võtma vangi iga mõtte, läbi analüüsima Jumala sõna valguses iga mõte. Tohutu distsiplineerimine, kas pole mitte? Seda ei ole niisama kirjutatud siia, et me peame olema kained ja valvama. Sellel on oma mõte. Aga me teeme seda Jumala sõnaga koostöös või Jumala sõna me võtame koostöös püha vaimuga. Tema ilmutab meile seda tõde. Tema valgustab seda. Ja ilmutatud tõde on see, mis meid teeb vabaks ja see, mis hoiab meie mõõga töökorras. See on ilmutatud tõde. Ja me kasutame oma sõjavarustust ka palves. Palve kaudu anname Jumalale teada oma vajadused, soovid ja tänu ja kiituse. Nagu 1. Thessalonika 5:17 ütleb, palvetage kuidas? Lakkamata. Palvetage lakkamata. Ja jälle ma mõtlen, see ei ole niisama kirjutatud, et Paulus kirjutab ja siis me lihtsalt eirame seda. Meil on vaja tõsiselt võtta neid asju, mis siin kirjutatakse. Ja mul on kaks kirjakohta on veel jäänud. Ma tahan lugeda 2. Korintuse 6, 3-10, see on New Living tõlke järgi. 2. Korintuse 6. peatükk, 3-10 salm. Me elame nõnda, et keegi meie pärast ei komistaks ja keegi ei laidaks meie teenistust. Kõiges, mida me teeme, näitame, et oleme tõelised Jumala teenijad. Me talume kannatlikult igasuguseid raskusi ja hädasid. Meid on pekstud, vangi pandud, vihaste rahva hulkade ees seisnud, kurnatud tööga, koormatud, unetuid öid talunud ja toiduta olnud. Me tõestame end oma puhtuse, arusaamise, kannatlikkuse, lahkuse, püha vaimu kaudu meis ja siira armastusega. Me kuulutame ustavalt tõde. Jumala vägi tegutseb meis. Me kasutame mida? Me kasutame õiguse relvi paremas käes rünnakuks ja vasakus käes kaitseks. Me teenime Jumalat olenemata sellest, kas inimesed meid austavad või põlgavad, olenemata sellest, kas nad meid laimavad või kiidavad. Me oleme ausad, aga meid nimetatakse petisteks. Meid eiratakse, kuigi oleme tuntud. Me elame surma lähedal, aga me oleme ikka veel elus. Meid on pekstud, aga meid pole tapetud. Meie süda valutab, aga meil on alati rõõmu. Me oleme vaesed, aga me jagame teistele vaimseid rikkusi. Meil ei ole midagi, aga meil on kõik. Tegelikult neil olid vaimsed rikkused, aga see, mis ta ütleb, meil on alati rõõmu, ükskõik. Tegelikult see on ju päris karm, mis ta siin kirjutab, meid on pekstud ja vangis. See, mis Paulus millest läbi läks, eks ju, need suured katsumused, aga ta kirjutab, meil on alati rõõmu, sest rõõm issandas on nende tugevus, mis aitab läbi viia sellistest olukordadest, kus iganes nad olid. Ja Jakobus kirjutab niimoodi 1. peatükk 2. salm, ma loen TPT tõlkes. Jakobuse 1:2. Mu kaasusklikud, kui tundub, et teil on ees vaid raskused, siis vaadake seda kui hindamatut võimalust kogeda suurimat rõõmu, mida saate. Kui teil on ees vaid raskused, siis vaadake seda kui hindamatut võimalust kogeda suurimat rõõmu, mida saate. Rõõm issandas on meie tugevus. Iga katsumus, millest me läbi läheme, ükskõik on see, mis põhjusel me teel on, peaks olema meile selleks võimaluseks, et me ei kaota oma rõõmu, vaid me säilitame oma rõõmu ja läheme läbi
sellest rõõmuga, sellepärast et rõõm issandas on meie kindel lind, meie kaitse, meie tugevus. Ja sama asi on message tõlkes siis sääne. Pidage seda puhtaks anniks, sõbrad, kui teid igast küljest tabavad katsumused ja raskused. Te teate, et surve all sunnitakse teie usuelu avalikkuse ette ja see näitab oma tõelist palet. Seega ärge püüdke millestki enneaegselt välja tulla, laske seal teha oma töö, et te saaksite küpseks ja hästi arenenuks, mitte mingil moel puudulikuks. Kas ei ole mitte see, et näed, tuleb raskus, me tahaksime ruttu ära saada, aga siin Jakobuses 1.2 ütleb, 1.2-4 oli see, et ärge püüdkegi sellest enneaegselt välja tulla, sest katsumused näitavad ära sinu usu, kus sinu usk tegelikult on. Ja see on võimalus kasvada ja areneda ja saada just tugevaks. Sest kui me kasutame kogu sõjavarustust, siis need katsumused tegelikult, nende läbi me võimegi saada tugevamaks. Sest ilusal ajal, kui meil on, kõik on nii lihtne, mingit vastuseisu ei ole, siis kas me areneme? Väga ei arene, meil ei ole nagu põhjust areneda. Nii nagu inimene areneb pingutades, no samamoodi on ka see vaimses maailmas, et me saame kogemusi ja me saame panna oma usu rakendada, oma usu praktikasse, kui meile tulevad need samad veevoolud või need tormid, mis iganes meie vastu tulevad, me paneme selle sõjavarustuse selga. On see tõde, õigsus, on see valmidus evangeeliumi kuulutamiseks, mõõk, mis seal veel oli, kilp oli, midagi oli veel. Kiiver oli ka, just nimelt kiiver oli ka. Kui me selle kõik endale selga paneme, siis me võime nendest katsumustest läbi minna rõõmuga, säilitades oma rõõmu, mitte lastes seda rõõmu ära röövida. Sest Jumal on meile võidu andnud, ta on meile võidu andnud, ta on kuradi kahjutuks teinud. Aga ta on kaval. Ja sellepärast on meil vaja seda sõjavarustust ja ma näen seda, et piiblis läbi piibli on päris palju räägitud, et olge kained ja valvake. Ja see on üks asi, see on see, mis ma kogen, et see aeg on praegu selline. Me peame olema valvel, kained, valvama. Võtma kogu sõjavarustuse, vaatame, et meil on kogu see sõjavarustus seljas. Ja siis, kui me võtame selle sõjavarustuse, me võtame Jumala sõna, täidame oma mõtted tema sõnaga ja paneme kõik selle oma elus praktikasse. Ehk rakendame. Me oleme sõna tegijad. Siis me jääme ka seisma nendes tormides, ükskõik mis raskustes. Ja meie usk saab läbi katsutud ja see on väärtuslik. Amen.